No nii, tere head Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu veebi-tv vaatajad. Täna on meie külaliseks Mihhail Kõlvart, Keskerakonna esimees. Tere tulemast. Tere. No kevad on meil käes. Kõvad tuuled puhusid seal Toompeal ja nüüd on siis see uus vana valitsus. Et kas ennemalt oli ju ka nagu mingisuguseid neid märkusi Reformierakonna poolt selle sotside kohta või mis asi see siis oli, et mis selle kaameli selgroo nüüd ära murdis? Ma ei usu, et see kanaliha, see nagu vaevalt, millest väga palju juttu oli. No kas valitsuse kohta saab öelda, et see on kaamel, võib-olla võib küll. Kas on olemas ka selgroog, selles ma kindel ei ole. Aga kui rääkida nagu tõsiselt, siis 2 aasta jooksul see on juba 3. valitsus. Ja see tähendab, et keskmiselt valitsuse eluiga on nüüd 8 kuud. Kas sisuliselt on midagi uut tulnud selle 2 aasta jooksul? No tegelikult mitte. Ainult see, et esimese ja teise valitsuse vahel oli nii suur vahe, et maksud tõusid veel ükskord. Nüüd, mida toob see 3. valitsus? Ainult nii palju, et Reformierakond saab kilistada enda ainuvõimu. Sest see ei ole mingi koalitsioon. See on Reformierakonna ainuvõim ja Eesti 200 on Reformierakonna filiaal. Nad seda pole varjunud isegi enne valimisi, sest nad ju ütlesid välja juba 2 aastat tagasi, et nende eesmärk on kindlustada Reformierakonna ja Reformierakonna peaministri võimu. Tol ajal Kaja Kallase võimu. Ja kas on nüüd oodata midagi uut selle valitsuse puhul? Kindlasti mitte. Selle valitsuse vähemalt midagi sisulist või strateegilist. Selle valitsuse toetus on täna 20% või alla seda. Alla seda, 18 vist. No natuke kasvas siin viimase nädala jooksul ja kuna nende jaoks iga kord muutused valitsused on tegelikult PR või siis poliittehnoloogiline projekt, mitte strateegiline areng. Ja kui valitsusel on nii väike toetus, siis tegelikult valitsusel koalitsioon puudub rahva usaldus ja mandaat selleks, et valitseda. Ja kui täna võetakse vastu otsuseid, mis hakkavad mõjutama meie elu järgmised aastat, ehk siis 10-20 aastat, siis tegelikult me peame ausalt ütlema, et selleks puudub rahva mandaat. Mitte ainult sellepärast, et enne valimisi lubati ühte maailmapilti, aga tegelikult tuli hoopis teine. Kas enne valimise, mille lubati, et tulevad maksutõusud? Mitte. Kas tulevad uued maksud? Ei ole keegi lubanud. Ehk siis mandaat ei ole saadud rahva poolt. Ja nüüd inimesed ka näitavad, et nendel puudub usaldus. No jah, aga eelmine peaminister proua Kallas ju ütles, et kui me oleks teile öelnud, et me kavatseme makse tõsta, siis te oleks meid ju valinud. Ja, aga see omakorda tähendab, et meil sisuliselt puudub demokraatia. Et poliitikud ei pea tõtt inimestele rääkima. Aga ütleme siis puhtalt välja, et valetavad. Ja teevad seda meelega ja pärast seda veel ka otse ütlevad välja, et see ongi poliitika tööriist valetamine. No selge. Aga nagu probleem seisneb selles, et kui praeguses kriisiolukorras, meil on majanduskriis, meil on julgeolekukriis, meil on valitsejad, kellel puudub rahva usaldus ja tegelikult ka rahva mandaat, siis tegelikult nendel ei ole õigus otsuseid vastu võtta ja tegutseda. Ja sest kes vastutab selle eest? Lõppkokkuvõttes vastutame meie ja tulevased põlvkonnad. No ikka. Aga kas see oli üldiselt, kas see oli oodata, et see valitsus nagu valimisteni ei kesta või?
ja ka see valitsusvalimisteni ei kesta. Kindlasti ei ole võimalik, et 52 häälega Riigikogus nad veel 2 aastat hoiavad praegust koalitsiooni. Niinimetatud valitsusremondid tulevad veel. Kas oli oodata, et tuleb see niinimetatud valitsusremond? Kindlasti oli oodata, sest tegelikult juba terve aasta käis mäng Eesti 200 ja sotside vahel, kes esimesena suudab luua olukorda, et partnerid välja visata. Tegelikult see oli sotside mäng, mida nad alustasid juba 1,5 aastat tagasi, et nemad arvasid, et nemad ostavad üle Riigikogu liikmeid ja Tallinna linnavolikogu liikmeid. Eelkõige endiseid keskerakondlasi selleks, et nendel oleks võimalik korraldada võimupööret Tallinnas ja pärast ka riigis ja Eesti 200 koalitsioonist välja visata. See oli sotside plaan. Nendel oli suur plaan, et Tallinnas võimupööre ja pärast ka Toompeal võimupööre selleks, et tugevdada enda positsioone nii riigis kui ka pealinnas. No teadaolevalt Tallinnas see õnnestus, mis on selle võimupööre tagajärjed, me kõik seda näeme. Et sellist korralagedust Tallinnas, ma arvan, ei olnud viimased 20 aastat. Aga Toompeal see ei õnnestunud, et tuli välja, et Reform valis endale sobivama partneri, ehk siis Eesti 200, kuna Eesti 200 teeb kõik, mida Reformierakond ütleb. No see on ju mugav ju nii. Aga nüüd lubatakse viia järjekordsed muudatused läbi riigiasutustes. Et kas see, ma nüüd ei saa päriselt aru, et kas see piirdubki ainult nimetuste muutmisega, et Kliimaministeeriumi asemel mingi teine nimetus ja veel mingi regionaal- ja põllumajandusministeeriumi asemel teine nimetus ja ongi kogu siis nagu muutmine või? No see trall käib iga kord, kui tuleb uus valitsus. Sisuliselt midagi muuta nad ei suuda, aga näitavad, et midagi ikkagi toimub ja tulevad siis teised ministeeriumite nimetused. Samas juba täna nad veel ükskord mõtlesid ümber ja vist ikkagi Kliimaministeerium jääb. Selline uudis tuli veel, et veel eile oli juttu sellest, et Kliimaministeeriumit enam ei ole. Aga nüüd tuli jälle uudis, et ei, ikkagi jääb see sõna kliima. Mina küll arvasin, et see kliima ei ole enam populaarne sõna ja isegi Reformierakond saab aru, aga vist ikkagi ei saa aru. Et miks see kliima oli kasulik, sest selle sõna varjus oli võimalik korraldada igasuguseid skeeme energeetikas, nagu meretuulepargid ja see ei olnud isegi nagu roheideoloogia huvides, vaid tegelikult mingite kitsa ettevõtete või ettevõtjate ringi huvi, mida siis Reformierakond püüdis teenindada. No ja, tundub niimoodi siis, et eile öeldi nagu ikkagi see uus ministrikandidaat ütles, et kliimaseadusega on nüüd kõik. Kas siis on või ei ole? No, ma arvan, et millega on tõepoolest kõik on terve mõistusega kõik. Et kas meile nüüd öeldakse, et kas on kliimaministeerium või energeetikaministeerium, sellise poliitikaga suuremas plaanis ei ole vahet. Ma arvan, et loomulikult Reformierakond nagu tajub, et tendentsid maailmas muutuvad, et see roheideoloogia ei tähenda keskkonnakaitset, nagu me saame aru. Aga nüüd see roheideoloogia ei ole enam populaarne ja seda enam, et tundub, et praegune valitsus soovib maksimaalselt ära kasutada meie maavara ja seda looduslikku ressurssi, mis meil on jäänud. Ja arvestades, et tegelikult meil seda ressurssi eriti ei ole, see on kas põlevkivi või fosforiid või siis mets. No, põlevkivist nad on loobunud millegi pärast, see on eraldi suur teema, et tegelikult põlevkivi oleks
mõistlik energiaallikas, mis tagaks meile nii energiajulgeolekut, energia iseseisvust kui ka madalama elektri hinda. Aga nad ideoloogiliselt tahtsid Brüsselile näidata, et me seda ei kasuta. Me teeme seda väga kiiresti, loobume fossiilkütusest ja põlevkivi on fossiilkütus, et näitame Brüsselile, et me oleme väga rohelised. Ja nüüd põlevkivi ei ole legitiimne tuleviku perspektiivis, aga nüüd nad ütlevad, et kasutame rohkem maavara. Mis siis jääb, kui see ei ole põlevkivi? Fosforiid. Mida tähendab fosforiid? Rääkimata sellest, et mis on selle ajalugu. Et just võitlus fosforiidi vastu oligi võitlus ka meie iseseisvuse nimel ja taasiseseisvuse nimel. Ja nüüd meile tuuakse teemad tagasi laua peale. Ja see siis ei ole keskkonnavaenulik plaan. No aga kui me mõtleme selle peale, et meie välisminister ju esines ju ideega, et pakkuda kodanik Trumpile seda meie fosforiiti. Ja, müüme ennast maha, et mingi julgeoleku garantii nimel. See on Eesti 200 pikk plaan. Ja, alustame sellest, et meil seda tegelikult väga palju ei ole. Selleks, et mürgitada meie loodust, seda on piisavalt. Aga selleks, et mingi raha saada, et seda tegelikult ei ole palju. Et seda hinnatakse, et mingi maksimum saab 2 miljardit kokku. 2 miljardit kokku. Me siin oli plaanis meretuleparkidesse investeerida 2,8 miljardit korraga. Et mingid ettevõtted saaksid endale kõigepealt investeeringuid ja siis pärast ka tagatud elektri hinda, mida siis maksja peab kinni maksma veel, ma ei tea, kui mitu aastat järjest tulevikus. Et see on see poliitika sisu. Ja nüüd see veel Eesti 200 räägib ka sellest, et ei peaks olema metsamajanduses piiranguid, mis ei anna nagu majandusele täiendavat ressurssi. Ehk siis meid ootab ka tõenäoliselt üleraie, mida on juba fikseeritud. Ehk siis majandus nad tegelikult arendada ei suuda. Et nad ei ole pakkunud ühtegi sisulist plaani, kuidas tagada majanduskasvu. Aga mida nad siis meile praegu pakuvad, kasutame ära meie maavara ja loodusressurssi nii palju, kui seda on. Kelle arvelt? Järgnevate põlvkondade arvelt. No mul veel küsimus siin, et räägitakse nüüd juba, et ma ei tea, kas Euroopa direktiiv on juba vastu võetud, et rakendada koodisüsteemi transpordis ja elamute kütmisel. Kas meie valitsus üldse teeb midagi selleks, et seda rumalat ideed üldse välistada või maha suruda või leida neid teisi riike, kes oleksid ka sellega koos välja astuda, sellepärast et sisuliselt see tähendab seda, et autotransport kallineb umbes 40% ja sama palju ka siis elamute kütmine. Ja, teeb küll. Alustas sellest, et Eesti valitsus tegelikult hääletas selle direktiivi poolt. Siis, kui seda võeti vastu, siis Eesti valitsus Reformierakonna eesvedamisel hääletas selle direktiivi poolt. Ja nüüd nad räägivad, et kuidas siis nii selline direktiiv, et see ei ole mõistlik, loomulikult ei ole mõistlik. Aga mida te mõtlesite siis, kui te hääletasite selle poolt? Tahaks loota, et nüüd mõistus on vähemalt osaliselt tagasi ja nad tõepoolest hakkavad selle vastu midagi ette võtma. See on võimalik. Ongi vaja läbi rääkida, ongi vaja näidata päris olukorda, aga võib-olla oli vaja mõelda siis, kui nad hääletasid selle poolt. See oli umbes 2 aastat tagasi. Ja, kas oli see mõistlik tol ajal? Aga ma isegi ütlen, miks seda tehti. See sama roheideoloogia. Näitame kõigile, et me oleme progressiivsed, et me oleme rohelised, et me oleme eesvedajad, selle rohelise protsessi eesvedajad.
ja hääletame iga rumaluse nagu poolt, kuna see on õige ja progressiivne. Kes selle eest jällegi maksab ja vastutab, jälle Eesti inimene. No aga mis sellest energeetikast siis niimoodi saab, et kas nüüd tuuleparkidega on tõmmatud pidur või mis siis on? Ma siin tänasel või eile oli juttu, et see Eesti Energia direktor Toreiko teeb ettepaneku, et hakkame nüüd neid põlevkivikatlaid kütma puidugraanulitega. Ma ei oska selle kohta nagu niisuguste ideede kohta ei oskagi kohe nagu midagi öelda. No see on muidugi... Kas see on siis ka kas see on ka kõik selle kvoodi pärast või mille pärast niisugune ettepanek üldse tuli? No see on muidugi kõik natuke laiem ja keerulisem nagu teema, aga no lühidalt. Põlevkivi meil on olemas. Ja see ei ole ainult energeetikasektor, see tegelikult on majandussektor. Töökohad, regionaalpoliitika, tulu riigi kassasse, et ainult keskkonnamaksudega sai riik iga aastaselt 300 miljonit eurot tänu põlevkivisektorile. Nüüd meil tegelikult on olemas ka tehnoloogiad, Tallinna Tehnikaülikooli tehnoloogiad, mis teeksid põlevkivi kasutamist efektiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks. Aga sinna tuleb investeerida. Sellega tuleb tegeleda. Ja see olekski mõistlik plaan. Rääkimine sellest, et me saame aru, et kui meil on olemas autonoomne energiaallikas, mida ei ole vaja sisse tuua, ehk siis importeerida. See tähendab nii energeetilist julgeolekut kui ka iseseisvust. Aga ei, mida me soovime? Me soovime ehitada gaasielektrijaama selleks, et pärast seda gaasi kuskilt osta, sisse tuua. Mis on gaasi hinnad? Me ei tea. Kes seda meile müüb? Me ei tea. Praeguses geopoliitilises olukorras. Aga millegi pärast gaasi elektrijaam, mis on ka fossiilne tegelikult. Nüüd need tuulikud. Jah, nüüd see meretuulikud on jäänud loodetavasti tahaplaani. Kuna see oli ka sotside soov neid peale suruda, aga me veel täpselt ei tea, kas nad loobuvad absoluutselt sellest ideest või siis mõni aja pärast hakkavad seda jälle peale suruma. Aga siin tekib küsimus ka, et see meie tuuleparkide firma, see Enefit Green tootis veebruaris 14% vähem elektrit kui aasta tagasi. Tuult oli, aga hind ei sobinud ja pandi need tiivikud seisma. Mind huvitab see, et kas siis Soomes on odavam tuul või... Ei, no lihtsalt probleem seisneb selles, selle rohe... Et ma mõtlen seda, et veel kui arvestada seda meretuuleparki, et kui seda energiatarbimist ei ole nii palju, kuhu siis see elekter panna siis? Vot, see ongi väga õige küsimus. Kuhu seda panna? Sest tegelikult salvestada seda ei ole võimalik. Pikemaks perioodiks tehnoloogiad puuduvad. Võib-olla kunagi tekivad, aga praegu nagu puuduvad. Nüüd, millal me saame seda roheenergiat kõige rohkem? Suvel. Siis on nii tuul kui ka päike. Aga tuul ja päike suvel on mitte ainult Eestis, vaid ka Soomes, Lätis, Leedus. Ehk siis seda roheenergiat on igal pool palju. Seda kellelgi ei ole vaja sellises mahus. Et seda ei ole kuskile võimalik müüa, sest keegi ei osta seda, sest turul seda ongi palju. Ja kellele me seda toodame, eriti kui tulevad sellised lepingud, mis tagavad põranda hinda tootjatele, kes selle eest hakkab maksma. Noh, keegi ütleb... Ma tunnen, et minu taskusse keegi ajab käe minu taskusse. Just, see käsi on juba ammu seal. Juba seal. Juba ammu seal. Ja siis meile öeldakse, et ehitame üles vajaliku taristu, hakkame seda eksporteerima. Ehk siis investeerime veel
selleks, et kuskile seda eksporteerida sellise hinnaga, mille peale me maksame veel peale. Jah, no tundub küll praegu niimoodi, arvestades seda Enefit Greeni nagu juhtumit, siis jääb tõesti ja siis tekib küsimus, kuhu me ehitame neid tuulikuid veel ja milleks. Et no praegune Eesti 200 loogika seisneb selles, metsad maha, tuulikud peale. Ja veel nende tuulikute eest veel maksame ka veel peale. Siin palju räägitakse ka sellest, et ma vaatasin ka Soome meediat, lugesin siin hiljaaegu isegi Sanomat, seal on ka arutusel see, et kui lähedale ikkagi neid tuulikuid sinna elamutele saab ehitada. Ja, no ma pean tunnistama, et ma ei ole aga ma mõtlen seda, et noh, meil on probleemid, inimesed ei ole rahul, eks ole. Soomes on täpselt samamoodi küsimus üles tõstetud, eks ole, et Lõuna-Soomes nagu tegelikult ei olekski enam ruumi need tuulikud panna, et peaks tulema kuskile sinna Põhja-Soome, et inimesed rahul oleks. No, inimesed ei ole rahul ja tegelikult meil puudub teadmine, kas ja kui ohtlikud on need tuulikud. Me teame, et linnudele kindlasti on ohtlikud. Me teame ka seda, et sinna, kuhu tuulikud tulevad, inimesed sealt kolivad ära. Keegi ei taha nende kõrval elada. Ja kuidas see siis läheb kokku regionaalpoliitikaga. Meil on niigi probleem, et inimesed ei soovi regioonides elada. Maapiirkonnades. Ja isegi need, kes praegu elavad ja tahaksid sinna elada, ka nemad kolivad välja, kui sinna tulevad tuulikud. Sinna, kuhu tulevad tuulikud, inimesed sealt kolivad ära. Ja see on palju laiem probleem. See on meie Eesti territooriumi elanikkonna tiheduse küsimus, mis omakorda on ka julgeoleku küsimus. Aga no sellisel viisil keegi ei mõtle. Ja nüüd, kui tuulikute puhul me tegelikult päris täpselt ei tea, mis on see võimalik mõju inimeste tervisele, keskkonnale, siis fosforiidi puhul me seda teame täpselt. See on uuritud, et see on keskkonnavaenulik, aga siin me oleme valmis siis sellega tegelema. No ja, mis siis teha? Aga ma mõtlen seda, et see Tureiko plaan, et hakata nüüd puitu sinna kõigepealt teha graanulid ennem valmis ja siis hakata neid seal põlevkivi katerdes põletama. Paneme Eesti metsa põlema. Ei, kas on kellegi lobi või kuidas keegi peab ju olema kuidagi sellest huvitatud. Ma saan aru, et need graanulimüüjad, kes müüvad seda nagu siin ekspordivad, et nendel on kindlasti see nagu hea asi. No selleski ongi asi, et need asjad ju lähevad paralleelselt, et nüüd see uudis tuli, aga ma juhin tähelepanu või tuletan meelde, et siin oli mõni aeg tagasi teine uudis, et sellega Michal tuli välja, et me peame loobuma keskkonnakaitse bürokraatiast selleks, et maavara, looduse ressursse töötaks majanduse kasuks. No ja siis tulebki välja, et kust me graanulit võtame? Ikka siit samast metsast. Just metsast. Aga juba praegu täpsustatud statistika näitab, et 10 aasta jooksul seda metsa võeti maha rohkem kui meie maa on suuteline järgmise 12 aasta jooksul meile juurde anda seda metsa. Et see on ju lõplik ressurss. Ja. Aga mis me siis nüüd teeme? Mis me selle majanduslika siis nüüd teeme? Et möödunud kvartal oli, ütleme siin, automüügifestival ja sisetarbimise kasv oli nii suur, et seal mingi 1% oli vist see kuskil see SKP kasv, eks ole, aga nüüd see kvartal seda vaevalt tuleb. Ja üldse veebruari inflatsioon oli 5,3% ja aasta inflatsiooniks ennustatakse 6%. Et eelarve pidi vähenema, aga Riigikontroll ütleb, et hoopis suureneb.
ja nüüd viimane teada oli see, et Elering soovib tõsta võrgutasu 2,6%. Ma ei tea siis, mis need vaesed pensionärid siis peavad hakkama tegema. Ja nende uudiste taustal on veel üks uudis, et kuidas pangad nagu teenivad. Ja, et elanikkond vaesub ja pangad saavad lisakasumit. Ja siis, kui Keskerakond 2,5 aastat rääkis sellest, et meil on vaja pangamaksu, mitte automaksu, siis keegi ei võtta seda kuulda. Sest Reformierakonnale on palju lihtsam kokku leppida pankuritega kui Eesti inimestega. Et Eesti inimeste taskust, teie taskust seda raha võtta sobib, aga pankuride käest mitte. Sest nendega nad istuvad ühe laua taha. Ja siis meil praegu veel Eesti 200 liider, erakonna esimees Kaja Kallas ütleb, et kuidagi pensionid kasvavad liiga kiiresti. Ja ta räägib ju indekseerimisest. Aga tegelikult, kui ta oleks aus, siis ta peaks ütlema, et mitte see, et pensionid kasvavad ja see on probleem. Ta peaks ütlema, et tuleb pensionid tegelikult vähendada. Sest kui me loobume indekseerimisest, siis see ei ole kasvust loobumine. Siis see tähendab sisuliselt, et pensioni ostuvõim kahaneb. No tähendab, möödunud aasta, see oli kuskil keskel tegi ju Euroopa Komisjon tegi uuringu, kus uuriti seda, et kuidas mõjutab inflatsioon just pensionäre. Just tulenevalt sellest, et nende tarbimisstruktuur on teine kui riigi keskmiselt. Ja siis tuli sellest välja, et kui riigi inflatsioon on seal kuskil 5% keskmiselt, siis pensionäride jaoks on inflatsioon pluss 6% ehk 11%, sellepärast, et teatavasti ju pensionäridel on ju oma kindel tarbimisstruktuur, tähendab toit, eluasemekulud ja ravimid. 3 kõige suuremat kuluartiklit pensionäri eelarves. Ja need on viimaste aastate jooksul, kõik on ju läbi elanud ikkagi suure hinnatõusu, ütleme siin viimaste aastate ja mõne viimase aasta jooksul on toidu hind on tõusnud 40%. Ja, aga selles ongi probleem, et isegi indekseerimine ei säilita pensioni ostuvõimekust, sest inflatsioon ja hinnatõusud kasvavad palju kiiremini, kui isegi indekseerimine suudab kompenseerida. Ja me teame, mis on meie riigi kurb statistika, et 30% elanikkonnast elavad kas suhtelises või absoluutses vaesuses. Kes on vaesuse riskirühmad? Pensionärid ja lastega pered. Ja seesama tarbimisstruktuur, mida see tähendab, et seda poeketid praegu näevad iga kuu lõpus. Et inimestel ei ole raha isegi toitu osta, sest kuu lõpus me ei näe enam nii palju inimesi poodidesse nagu kuu alguses, kui tuleb see pension või siis palk. Aga toit ei ole mingi luksus. Et kui isegi seda inimesed ei suuda endale lubada, siis nagu me saame aru, et kuidas inimesed päriselt elavad. Ja see on eelkõige just pensionäride probleem. No jah, sellepärast, et pensionärid on oma töö juba teinud, võiks öelda niiviisi, ja nad on välja teeninud oma pensioni, võiks ikkagi niiviisi öelda. Aga mis me siis nüüd teeme? Ei oskagi midagi öelda, mis need pensionid tegema peavad siis. Kas nüüd, mis selle majandusega siis nüüd õieti saab, sellepärast, et nüüd seda automüügifestivali tõenäoliselt ei tule.
et mis see esimese kvartali majanduskasv siis õieti tuleb, kas tuleb pluss või miinusmärgiga. Muidugi seal natukene saab, statistika saab seda kohendada, ütleme niimoodi ka, kuidas vaja on. Aga mis teie arvate, et nüüd seda sisetarbimise kasvu nii suurel määral ei tule, et kas on mingisuguseid näitajaid või mingisuguseid trende, mis võimaldaks ennustada, et selles kvartalis tuleb majanduskasv? No mis kindlasti tuleb, on käibemaksu tõus. Seda tuleb ja aktsiiside tõus. See kindlasti tuleb. Nüüd see, mida lubatakse, et majandusanalüütikud suht regulaarselt lubavad meile, et tuleb majanduskasv. Mina mäletan, et 3 aastat tagasi, kui algas majanduskriis, näidati graafikuid, ma ise mäletan neid graafikuid, kuidas juba poole aasta hakkab see kõver kasvama ja läheb hästi. Meile seda lubatakse suht regulaarselt. Ja isegi kui Exceli tabelis ja nende graafikutes meile näidatakse või keegi suudab meile näidata, et vaadake nüüd see majandus kasvab, see päris inimene seda ei saa aru. Ta ei tunneta seda? Ei, ta tunnetab seda, et hinnad kasvavad veel. Et tegelikult elu läheb veel raskemaks. See on päris reaalsus. Kaubakäive ju arvestatakse SKP-sse, nii et seal... Selles ongi probleem, et kui ostuvõimekus langeb ja see langeb, siis see omakorda mõjutab ka majandusseisu. Ja siis see omakorda tähendab, et riigi eelarve ei saa piisavalt tulu ja siis riigi valitsejad jälle istuvad ja mõtlevad, mida nad teevad, et tõstame maksu. Jah, ikka. Aga ma arvan, et aga kas nüüd see väikene niisugune tagasiastumine selle maksude teemal, et annuleerida selle ettevõtete tulumaksu ja siis selle 2% esimesest eurost isiku tulumaks. Kas see annab mingit efekti? Iseenesest see on positiivne, aga jällegi, iseenesest on positiivne, aga lihtsalt see on umbes nii, et võtame inimese käest 1 euro, siis teist, siis kolmandat ja siis kokku võtame 100 eurot taskust ja siis anname 1 euro tagasi ja ütleme, et vaadake, et meil on nüüd maksuparadiis. Ja siis peale seda ikkagi veel käibemaksu tõusuga, ehk siis hinnatõusuga võtame ka selle euro, mida me andsime jälle tagasi. Aga tegelikult on ju niimoodi, eks ole, et tegelikult ju riik selle pensioni näol ju lihtsalt natuke aega, kuu aega krediteerib seda pensionäri, sellepärast et lõppude lõpuks, kuu lõpuks saab ta kõik selle tagasi. Sest pensionär kulutab selle oma pensioni kuu aja jooksul ära ja läbi käibemaksu ja kõikide muude maksude ta saab selle igal juhul tagasi. 30% vähemalt. Aga küsimus on selles, mida pensionär saab. Pensionär. Mis talle jääb sellest, et riik võtab kõik tagasi. Ja võib-olla see on üheks kõige suuremaks probleemiks. Võib öelda, see on ideoloogiline probleem või väärtuspõhine probleem. Et see, kuidas üks inimene saab hakkama, ei ole praegusele valitsusele prioriteediks. Tegelikult ei ole. Kuidas nad saavad enda Exceli tabeli kokku panna, et see võib-olla on prioriteediks. Et miks tuli nüüd see jutt, et saab mõnedest maksudest loobuda? Sest praegu Euroopas käib jutt, et saab suurem laenu võtta. Et see piirang läheb maha ja siis laenurahaga saab opereerida. Aga laenuraha tuleb ka tagastada. Et kui meil lõppkokkuvõttes majandus ei hakka kasvama ja nüüd me korraks lahendame mingi probleemi laenuga, et see ei ole jätkusuutlik. Aga tundub, et niisugust, kuidas öeldakse, kasutades Eesti 200 termineid, tundub, et pikka plaani ei ole.
no ja Eesti 200 seda kindlasti ei ole ja pikka elu nendel ka ei tule, et ja keegi ei mõtlegi selle peale. Et noh, mina arvan, et Reformierakonna pikk plaan seisneb selles, et majandus hakkab iseenesest kuidagi kasvama, kuna Euroopasse hakkab kasvama ja siis tänu sellele ka Eestisse kasvab iseenesest ja Riigikogu valimisteks tekib jälle mingi ressurss, mida nad saavad jagada, ma ei tea, palgatõusuks või toetuste andmiseks, nii nagu see oli enne valimisi eelmine kord. Ja siis mis juhtus peale valimisi? Võeti kõik maksudega tagasi. No mina mäletan seda, et enne valimisi öeldi, et keskmine pension jääb tulumaksu vabaks. No, seda ei juhtunud. Jah. Ehk siis see on selline lihtne poliittehnoloogiline mõtteviis, et praegu võtame kahju sisse, et aga Riigikogu valimisteks asi paraneb, jälle saab midagi jagada ja küll see inimene unustab ära, et kuidas vahepeal oli ja hääletab jälle Reformierakonna poolt. No nii, aga mis siis nüüd plaan on Keskerakonnal siis järgneva 2 aasta jooksul? No järgneva 2 aasta jooksul tõenäoliselt me oleme positsioonis. Ei, see on selge. Ja. Aga see, mida tuleb ette võtta siis, kui see võimalus tekib, on põlevkivi sektori taastamine. Igal juhul pangad peavad maksma, mitte inimesed. Jah, meil on nagu üheks selliseks ideoloogiliseks plaaniks astmeline tulumaks. Rikkamad maksavad rohkem. Vaesamad kas ei maksa üldse või siis maksavad vähem. Ja see ei ole lihtsalt mingi, ütleme nii, sotsiaalse õigluse küsimus, et rikkad maksavad ja anname siis vaestele. See on majandusstabiilsuse küsimus. Kui inimestel, kellel on väiksem sissetulek, ei ole tagatud vajalik miinimum, siis ta ei osale ka tarbimisprotsessis. Ja selliseid inimesi on alati rohkem. Et tegelikult selleks, et majandus kasvaks ja ka rikkad saaksid suurema tulu, kõik peavad tarbimises maksimaalselt osalema. Ja kui me keskmise sissetulekuga ja vaesemate inimeste käest võtame maksudega kõik ära, siis nad ei saa osaleda selles protsessis. Ja kindlasti, meil on vaja ka, see on pikem teema, natuke keerulisem ka, et meil on vaja ka sellist suurt narratiivi, et millega meie riik ja rahvas soovib tegeleda selleks, et majandus kasvaks ja selleks, et meil oleks suur eesmärk. Me peame sihilikult valima need valdkonnad, kus meil on perspektiiv. Kas see on IT, kas see on sõjatööstus, me peame nagu otsustama, mis on need võimalikud prioriteedid, kuhu riik peab panustama ja mida nagu arendama, et selles valdkonnas, selles sektoris me saaksime olla maailma liidrite seas. Et see on teadlik valik, see on teadlikud investeeringud, loomulikult see peab olema läbi kalkuleeritud, aga selliseid valikuid tuleb teha. Meie praegune valitsus, koalitsioon, Reformierakond arvavad, et majandus kasvab iseenesest. Nojah, et anname tal kasvada. Aga mul küsimus ka veel, ütleme nii, mis puudutab konkreetselt Keskerakonda. Kuidas on siis Keskerakonna plaanid nüüd Ida-Virumaal tegutseda, et miks mind see väga huvitab, sellepärast, et meil oli siin eelmise linnapeaga Narvas Jaan Tootsiga oli meil juttu, et seal moodustatakse eakate nõukogu, aga kõik valitsus jällegi vaheldus ja täpselt sama olukord Kohtla-Järvel.
nii Narvas kui ka Kohtla-Järvel on sotsidel praegu juhtpositsioon. Ei, praegu jah, et no mis Keskerakond kavatseb selles osas nagu ette võtta? Ei no meil see on üheks prioriteediks igal juhul ja mida me kavatseme ette võtta, no nii Narvas kui ka Tallinnas Keskerakonna võim peab tulema tagasi. Et Tallinna puhul ma kordan veel ükskord, ma arvan, et seda inimesed näevad ka. Et loomulikult ka Keskerakonna suhtes võib olla ja peab olema nagu kriitiline. Et ka meie oleme teinud vigu. Aga sellist korralagedust, mis praegu on Tallinnas, ei ole nagu tallinlased juba ammu näinud. Et Keskerakond peab tulema tagasi. Aga lihtsalt sellel praegu kõigil vedas sellepärast, et talv ei tulemata. No vähemalt siin. Ja lumekoristus nagu ei tulnud, et see 7.3B nagu nüüd selle ajal öeldakse, tema võib rõõmus olla. No vähemalt, vähemalt lund ei olnud. No, nädal aega oli, aga nad ka sellega ei saanud. Ei saanud hakkama. Ja ka nagu see, mis toimub Narvas, on ka tegelikult isegi mitte ainult korralagedus, see on ka ajulagedus. Sest Raik ehk siis sots teevad koostööd Stalnuhhiniga selleks, et võimu hoida. Kuidas see üldse võimalik on? Nojah, nii on. Aga tore, et saite tulla. Saime paljuski rääkida ja olete ikka oodatud uuesti. Aitäh. Ja kevad juba tuli, nii et kõik jätkub. Jah, aitäh.